kükk, kang, rinnal. Sätime kangi võimalikult kõrgele kõri juurde, randude kohale. Käed tulevad ette ja joone nad risti. Oluline on see, et me jätame oma küünarliigesed pidevalt kõrgele. Samamoodi meie jalad-allad on joondatud otse kangi alla pikivõlliga. Surume põljed sirgeks, võtame jälle 3 sammu taha, esimene, teine ja 3. samm siis joondab jalad ära. Higistame tuharaid, et pöiad pööraksid õigesse nurka välja poole. Hakkame alla laskuma. Ka rinnad kükiga kõigepealt liiguvad puusad taha, aga vähemal määral kui kang turjal kükiga ja tuleme üles tagasi. Ka siin on oluline veenduda seda, et meil ei oleks seda olulist vaagna tahakallet, selge läheks küüru, alaselge läheks nii-öelda kongu, et see saba ei läheks nii-öelda jalge vahel. Küll aga rinnalt kükiga on see vähemal määral esindatud. Läbi kanna surume üles tagasi, veendume, et jälle surume varvastega samamoodi maha, et nii-öelda selline kolmharig efekt ehk selles jaladalas ka, ning veendume ka sellest, et meie põlved vaatavad pidevalt välja poole, nii-öelda siis pöidega samas suunas. Rinnad kükk nõuab ka suuremat kehatüve, stabiilsust ja pingutamist liigutuse vältel, kuna koormus raskuskese on suunatud ette poole. Nii, ja ongi olemas, astume tagasi. Kangpuhkidele tagasi ja olemas.